Kui ma tavaliselt autotutvustust lõpetame sellega, et küsime palju auto maksab ka, siis tänase selle auto puhul tuleb sellest alustada, sest see on väga oluline asi. See number, mida sa sellise auto puhul pead välja käima, see on Volvo, on ju. See on täiselekter Volvo ja see hind on seal kusagil 40-50 000 vahel. See on selle nelikveolise variandi puhul on siis 53-700, millest nad hakkavad. Et selline parema varustusega variant on siis sinna 60 000 alla. Ja ütleme, et selle hinna puhul mängibki rolli see, et varasemalt on siis Volvo ütleme, et lisavarusse valik, kui selline on tavaliselt ikkagi selline, et võtame auto siis selle nii-öelda algvariandi ja lisame sinna peale varusse, siis praegu nendel autodel on siis kaks varianti, millest siis üks on lihtsama mugavusvarustusega, teine siis on seal parema lisavarustusega, et seal on katusluugid ja helisüsteemid. Aga selle alla siis mõlemal autol on neil peal kõik Volvo need turvasüsteemid, mida Volvo on senimaani pakkunud. Et need on kõigil variantidel neil juba peal, mida ei pea järgi ostma. Kelle jaoks auto on? Ma arvan, et kõigile Volvo klientidele, kellele võib-olla selline linnasuunitlus või ka tegelikult ka pikemad trassid, et kuna sellega on võimalik sõita ka siin circa 400 kilomeetrit siis ja Eesti taristuga, ma usun, et saab ju täitsa hästi hakkama. Et see ongi tuleviku vaatavale noorele, ja mitte ainult noorele inimesele, aga üldse Volvo kliendile, kes võib-olla hoolib keskkonnast ja saab, võib-olla näeb seda ütleme, et eelist siis elektriautol fossiilkütusauto vastu. Laadimisega on nagu ka teistel elektriautodel, et on võimalik kodustada laadida, mis on siis tavapistikust. On võimalik ka soetada endale laadimisjaam koju seina peale, sõltuvalt siis võimalusest, et kuhu saab paigaldada ja siis võimalik ka kasutada kõik Eestis levinud laadimistaristu teenuseid ja autod laadimisteenuseid pakkuvad ettevõtete laadimisjaama. Sõidab ühest Eesti otsast teise ära, et ei pea kohvipausi tegema? Saame hakkama, sõltub, et kui raske jalg on, aga saab hakkama. Kuna mina olen selle autoga juba sõitnud, ma tulin Sauele sinu juurde, ma olen mingi selline full excited, siis ma ei räägi sulle neid asju, mida mina juba tean, aga need on tõsiselt üllatavad asjad. Näita mulle palun, kus kohas sa paned auto käima? Kus on start-stop nupp? No ma näen, et siin on selline kena ring, kus võiks justkui see nupp olla, aga seda millegi pärast ei ole siin. Ei ole. Sa vajuta palun piduripedaali, tõmba palun käigukangi ja palun sõida. Miks sa pead eraldi kuskilt nupust midagi vajutama? Mille jaoks? Sul on ju võti taskus, see on sinu auto. On ju? Issand jumal. Vaata, sellised asjad nagu pisikesed üllatused. Pole start-stop nuppu. Ma hakkan otsima, kus on. Müügimees ütleb, seda ei ole vaja. Tõmbad kangi ja tuld. Ja siis me mõtleme, et me sõidame, palju me 6 erinevate autodega sõidame. Vaata, teine asi veel praegu paistab siin päik ilusti peale. Katsu seda nahka. Ütle, mis looma nahk see võib olla. Katsu, oled sa nii pehmet nahka tundnud? No paku. Mis tähega hakkab? No, see ei ole nahk. Volvos on taaskasutatud asjad. Saad aru, see põrand on tehtud mingitest, ma isegi ei tea, ühesõnaga see on taaskasutatavatest asjadest. See näeb välja nagu maailma ja nagu nubuk nahk, selline pehme mõnus. Ja see täpselt samamoodi, see ei ole nahk. Volvo nimetab ise ennast hästi keskkonnasõbralikuks ja seda ta ka ilmselgelt on. Mis ta teeb? See on see, et sa saad ühe pedaaliga sõita. Oli ehmata seda. See on see, selle saad sa muidugi välja võtta. See tähendab seda, et kui sa näiteks sõidad siin 6-70-ga, sul on vaja siin jalakäijat ülekäigu raja seisma ja lase lihtsalt gaasi pealt jalg ära. Näed, auto ise seisma. Seda kutsutakse, ma ei tea, kes teistel seda on, aga see Volvo'l on ja seda kutsutakse ühe pedaaliga sõiduks. Ja samal ajal loomulikult, kui sa selle pedaali lahti lased, ta laeb akut. Kusjuures ta pidurdab ikka nagu täiesti. Kuule, sa oled 3 minutiga saanud, nii et vähe pole, on ju? Jaa, ta ikka selline tunne, nagu keegi oleks läinud piduripedaali peale siia jalgade juurde, sest tõesti pidurdab nagu ka piduripedaal on olemas, aga seda sa enam ei kasuta, mingi aja pärast sul ei ole seda vaja. Et selle auto puhul saab öelda, et pidur on kiiruse surm. No, täpselt, aga ta lihtsalt on. Aga sa, jah, mina ju kui vana Volvo omanik on ju. No, see tõmme on muidugi meeletu. Sa oled kogu aeg istmas.
elektriautode puhul muidugi on see, et ta on ikkagi meeletult vaikne ja mina ju kui vana Volvo omanik, mul on olnud X90, mul on olnud S80, mul on ikka neid Volvosid päris palju olnud. Midagi oli veel isegi vahepeal, mäletan, ma olin nii vana juba. Siis lahe on tegelikult see, et mul oli mingil kiirel hetkel oli vaja kuskilt kohe tõmmata klaasi, nagu praegugi päike paistab otse näkku, halb on sõit, oli vaja kohe vett. Kuskilt automaatse liigutusega tegin ja see tuleb täpselt nagu sellel vanal Volvol, et selles mõttes Volvo on Volvo. Et kogu oma turvalisuse kõikide muude asjadega on ta täpselt see, mida sa sealt ootad. Midagi väga otsima ei pea. Ja kogu see infomenüü, palun on ju. Muuseas, ka see on täiesti uus asi. Seda kutsutakse Google Infotainmentiks, vist päris täpselt äramagust neid asju küsi, ma ei tea, aga nagu sa näed, milline ta välja näeb, siin on minu telefon ja ta ei ole nagu lihtsalt selles mõttes, on meil olemas ju CarPlay, kõik teavad, on Apple CarPlay, meil on Android auto, siis siin Google ise arendab neid asju, niikuinii lõpuks on nad Google'i baasil kõik asjad. Ja vaata, kui ilusad suured, näiteks Kairi London, töökoha telefon, palun väga. Ehk siis see info ja see muusika muidugi. Ja elektriauto puhul on ju väga oluline asi on aku. Ja loomulikult käivad igasugused kuulujutud, et küll 5 aasta pärast on aku mahutavus langenud seal 50% ja järelturgu sellel autol ei ole, siis Volvo puhul on selle konkreetse mudeli puhul on tehasepoolne kindel garantii sulle, et kui 8 aasta jooksul peaks auto aku mahutavus langema alla 70%, kujutage ette 8 aasta jooksul palju te läbi sõidate, siis vahetatakse teil tasuta see akupakk välja. Vot selline kindlus Volvo ostu puhul. Muuseas, kahesilaveolise auto hind minu teada algas 45 millegiga, nii et kujutad ise ette, sul on XC Volvo, sul on suur auto, sul on ju maastur, on ju, linnamaastur. Ja kõik teavad Volvo ja see on turvalisuse poolest. Volvo turvalisust me just rääkisime müügimega ka, see on kõik olemas, absoluutselt, sul ei ole vaja sellest nagu lisamaksma hakata. Et see on jällegi see, et kas sul on vaja seda 4-veduna, siin on, hetkel on sul 4-veoline auto. Ja tegelikult ega see auto näeb nagu XC40 välja tavaline ka, aga eristab seda see esimärk siin siis ja see esiosa, et ma panen teile võrdleva plaani ka, et siis saate aru, et mis on teistmoodi, muud nagu mitte midagi. Ma pidin ju näitama sulle seda asja veel, mille nimi mul meeldib, oota. Ma teen kohe kapoti lahti. Frunk oli selle nimi äkki või? Ma ei tea. Nii, see on lahe asi. Sest tegelikult ega siin elektriautodel ruumi ei ole. Näed, selle ma ka suhteliselt näed. Näed, see asi on see. Frunk või mis iganes äri on. Palun. Paned oma käekotti siia ette näed mõnusasti ja ta on sul turvaliselt kogu aeg siin. Tuled otsid mootorit, aga siin on see trunk või frunk. Üllatusi ka. Siin on muidugi mu kaamera jalg praegu ees. Aga näed, ma näitan sulle kohe. Palun, näed, see käib niimoodi. Hops, vaata, nägid. Ja sinna taha paned oma poekotid ja siin on meil ruumi. Kodus laadimisjuhe on ka kaasas loomulikult. Ja kui ei taha, paned selle siia tagasi. Kõik. Väga lihtne. Loomulikult kinni käivad kõik asjad nuppudest ja vaat sellise auto teen sulle sõita täna. Meil ei ole jah, Kairi, kahjuks saate aega, et rohkem selle autoga nii-öelda siin ringi fännata ja avastada neid asju, usu mind, et neid on veel, et inimesel, kes seda autot osta soovib ja proovisõidul läheb, on kindlasti rohkem aega, et mul on tõsine kahtlus, kas kevadeks mõni auto lükkab, siis minu uue autoostu soovi Volvo kohalt number 1, kuhu ta ilmselgelt täna maandus. Et, aga meil on veel saated pikalt ees, nii et vaatame. Aga ma ütlen, et see saab väga raske olema, see saab olema väga raske.